Kas mäletate neid kassipoegi, kes leiti Järvamaalt tee äärest? Kiisud on vahepeal jõudsalt kasvanud ning pisikestest putukatest on saanud täielikud mürakarud. Peale eelmist videot olid meie postkastid kassipoja huvilisi täis ning kahjuks olime sunnitud kõigile ära ütlema. Põhjus, miks kassipoegi nii varakult ei loovutata, on see, et nende immuunsus on liiga nõrk ning neid ei saa veel vaktsineerida. Kahjuks olid nad endaga kaasa toonud parvoviiruse ehk kassikatku, mis on üks ohtlikemaid viirusi, millesse kassipoeg nakatuda võib. Kui veel mõned aastad tagasi tähendas parvoviirus kassipoegade jaoks hukkumist, siis tänaseks on meil kasutusel uuemat tüüpi ravimeetod, tänu millele on enamik kassipoegi ellu jäänud ja edukalt haiguse seljatanud. Need mürakarud igatahes kosuvad kenasti ning kellegil pole olnud suuremaid tüsistusi. Üks uudis on meil teile veel. Vahepeal selgus, et üks kassipoegadest on hoopis poiss. Isegi kogenud loomapäästjad võivad kogemata pisikeste kassipoegade sugu valesti määrata. Kiisud peavad mõnda aega veel kosuma ning saama vajaliku esimese vaktsiini, nii et kodupakkuja kannatust. Kogu kamp hakkab kodusid otsima alles siis, kui meie sotsiaalmeediakanalites on näha nende kuulutust.